aktsiaseltsi Lääne Raudtee juhataja Rein Riisalu. Kui kaugel Riisipere-Turba raudteelõigu rajamisega olete? Kas oskate öelda, millal kopp maasse läheb või kuidas raudtee puhul, millest see algab? No, me oleme käinud välja konkreetse aja, et 2016 lõpp, siis kui on liiklusgraafiku muutmise aeg Eesti raudteel, et siis võiks lülitada Turba Riisipere raudteevõrgustiku koosseisu. Nii et puht nii-öelda projekti tehniliselt me oleme selles mõttes ajakavas, et kui me räägime projekteerimisest ja raudtee ehitamisest, siis järgmine suvi oleks ehituseks sobiv aeg ja kui sügisega saab selle kõik ühele poole ilusti, siis me võiks aasta lõpuks avada. Kaua see lõigu ehitamine aega võtab? No selles mõttes, et puhtalt ehitamise mõttes? Jah, et eks see sõltub nüüd natuke tehnoloogiast, et mida on võimalik kasutada. Aga kui me räägime nagu näiteks mõnest üksikust etapist, siis näiteks rööpaid on tänapäeva tehnoloogia suuteline maha panema kiirusega 800 meetrit, 1000 meetrit päevas, nii et see 6,5 kilomeetrit on nii-öelda näpuga järgajades nädala aja töö, eks ju. Aga loomulikult see eeldab seda, et lisaks sellele tuleb ka tamm korda teha, see tähendab seda, et ka siis kui rööpad on maas ja liiprid, et siis tuleb ka täiteks ballastkillustik tuua, täpselt samamoodi on vaja kontaktvõrgu postid, kontaktvõrk paigaldada. Nii et me töörinde poole pealt räägime ikkagi nagu mitmekuisest tööst ära teha. Aga jällegi võrdluseks, et kui ehitati Türi-Viljandi raudteed, siis põhimõtteliselt kopp löödi nii-öelda maasse aprill-mai ja aasta lõpus jõulude ajal võeti raudtee kasutusse, see oli siis 55 kilomeetri pikkune lõik, tõsi küll ilma elektrita lõik. Kas töö algabki nii, et lüüakse mingi kopp maasse või tuleb siis buldooser lükkab siledaks selle jalakäijate jooksuraja sealt pealt või? Jah, et seal neid tegelikult ütleme ikkagi kõik algab mõõdistamisest looduses, et kui projekt on kinnitatud ja on ehitusluba antud, et siis järgnevad mõõdistustööd, et täpselt paika panna, kus kohta see tamm täpselt jääb. Et tänane tamm on natuke liiga kitsas, ehk seda tammi tuleb laiendada ja see jalgrattateeks olev killustik, mis seal peal on, selle killustiku tehnilises keeles fraktsioon, võtab peenike killustik, et rattad seal peal sõita saaks, et see peenike killustik tuleb kokku koguda, seda ei saa muldkeha ehituses kasutada, aga et siis olemasolevalt muldkehast võetakse 30 sentimeetrit pealmiskihti ära, selle võrra siis tehakse alust muldkeha laiemaks. Põhikku kannab? Ja siis see 30 senti taasteede tehakse graniitkillustik. Nii et seal, mis täna praegust on lubjakillustik, aga raudtee nõue on see, et seal oleks graniitkillustik siis see, mis hoiab liiprid ja rööped paigas. Raudtee ehitatakse siis erarahadega? Raudtee ehitatakse erarahadega, vähemalt me oleme täna sellise plaani teinud. Et ma ei välista seda, et töö käigus selgub, et riigil on mõistlik näiteks rakendada täpselt sama printsiipi, nagu on kõikide teiste raudteede ehitamisel olnud, kus mingi osa näiteks on Euroopa Liidu vahendid. Täna me teame, et aastani 2020 Euroopa Liidu vahendid on planeeritud ära, Haapsalu raudtee ja ka Turba raudtee selles nimekirjas ei ole, aga nagu igal perioodil töö käigus selgub, et mõni objekt võib olla, mis on plaanitud kallimaks, on võimalik odavamalt teha ja võib tekkida mõningaid reserve riigil ja see võib olla näiteks üks otsustuskoht aasta pärast, et ikkagi mingisugune osa sellest raudteest või mingisugune osa töödest toetada siis näiteks Euroopa Liidu vahenditega. Kui nüüd ettevõtjad ehitavad raudtee valmis, siis lähebki, kui rööpad on maas kuni Turbani, siis ongi nüüd vaja siis poliitikute abi selleks, et majandusminister paneks ka rongi sinna rööbaste peale. Absoluutselt, et teisisõnu, et need kaks asja peavad nagu käsikäes käima, et teha lihtsalt raudtee, mida keegi ei vaja ja keegi kasutada ei saa, et sellel ei ole mitte mingit mõtet ega otstarvet. Küll on aga olnud kogu aeg jutt nagu selle poole peal, see kogu aeg tähendab ilmselt 10 aastat, et raudtee on väga kallis, raudtee ehitamine on kallis, seda raha riigil ei ole, see raha, mis riigil on, läheb teiste oluliste objektide jaoks ja nüüd selleks, et me selles mõttes sellisest patiseisust nagu välja saaksime, et see on nüüd see erainitsiatiiv, et oleme valmis, et võtame pankadest laenu, ettevõtjad on ise valmis panema oma raha mängu,
tingimusel, et teeme selle raudtee sellisele kujule, nii nagu kehtiv kord ette näeb, et rongid, mis on tegelikult ju täna soetatud, et need rongid saaksid sõita ja teeme seda siis kõigepealt nii-öelda väikese sammuga, teeme siis Turbani, siis on kõik näha, kuidas kulud kujunevad, kuidas lubadused, mis me oleme andnud, täituvad ja kuidas inimesed sõitma hakkavad. Ja kuidas ka inimesed sõitma hakkavad, jah. Absoluutselt. Sellega vist Turbas ei tohiks probleemi olla, sest käin tihti nii Riisiperes kui Turbas ja mulle tundub, et Turba on palju suurem asuva. Tähendab, viimase selline ametlik loendus oli rahvaloendus 2011, et siis tõepoolest, et see number näitas, et Turba on suurem kui Riisipere, on ka suurem kui Vasalemma, mis mõlemad on siis Keilast lõunasse jäävad Harjumaa asulad. Nii et mis ta nüüd seal, ütleme, 2015 detsembri seis on, et ma tõesti nii täpselt ei tea, aga selles mõttes, et Turbal, kui rääkida inimestega Nissi vallast, Turbal on selles mõttes olnud palju kurvem saatus kui mitmel teisel Harjumaa piirkonnal ja Harjumaa asulal. Nimelt, kuna see raudtee sinnani ei ulatunud, ma pean silmas reisiraudtee, siis veel 20 aastat tagasi oli Turba tegelikult 2 korda suurem kui Riisipere ja täna nad on nagu samas suurusjärgus. Sest inimesed on lihtsalt ära kolinud. Inimesed on lihtsalt ära kolinud ja sellest piirkonnas ainukene gümnaasium oli Turbas olukorras, kus lihtsalt inimesi on ära kolinud, siis on ka see gümnaasium muudetud põhikooliks. Nii et eks ta tegelikult ongi nagu selge näide sellest, et kui häid ühendusi ei ole teiste piirkondadega võrreldes, et lihtsalt need asulad, need hääbuvad lihtsalt. Ja ongi juba hääbunud ju tervel sellel vanal liinil. Muide, kui te saate rongi sinna sõitma, need vanad jaamad, ma olen pannud tähele, vist seal keegi elab sees enamuses neist jaamadest või mis neist majadest saanud on? No see on nüüd kõik on erastatud. Jah, et kõik on nagu ikkagi nii-öelda juhtumi või case by case nii-öelda lahendused. Et kui me räägime Turbast, et siis Turba jaama hoones, kus muidu oli siis reisitootepaviljon, et seal on eraettevõtjad, seal on perearste keskus näiteks, nad on maja väga kenasti korda teinud, see on selles mõttes nagu leiab ilusti rakendust, et ma arvan, et raudteearhitektuurina on see väga väärt. Nüüd, kui me räägime nagu puhtalt raudtee vajadusest, et kui reisirongid hakkaksid Turbani sõitma või hiljem ka teistesse piirkondadesse Läänemaal, et siis sellist kassat või ootepaviljoni nagu tänases plaanis kindlasti vaja ei ole, nagu ta oli siin aastat nagu 50 või 100 Piisab lihtsalt paviljoniga perroonist. Jah, just. Ehk teisisõnu, kui me perroonist räägime, siis perroonil peab olema ootepaviljon, mis kaitseks siis vihma ja tuule käest ja Elron täna müüb ikkagi suurema osa oma piletitest rongides. Kassad ongi tegelikult ju Balti jaamas ja kui ma eksin, siis ka Keilas jätkuvalt. Nii et selles mõttes sellist nagu teeninduspunkti meil nagu vana jaamahoone näol vaja ei ole. Ja siis küsiks veel täpsustaks, tähendab, et inimestele, mis tüüpi raudtees siis jutt käib. Ideaalis, kui kõik valmis on, kuni Haapsaluni kaasaegne elektriraudtee, kus rong sõidab siis kiirusega, mitte just 200, aga 100 kilomeetrit tunnis. Jah, et selles mõttes, et me oleme selle raudtee puhul oleks mõistlik nagu eristada kahte nii-öelda nagu kiirusnäitajad, et on projektkiirus ja ekspluatatsioonikiirus. Et seda raudteetrassi kuni Haapsaluni on kavandatud projektkiirusega 160 kilomeetrit tunnis, sealhulgas siis ka Riisipere Turba lõik. Ja lihtsalt olgu öeldud, et raudteeinsenerid, projekteerijad on teinud arvutused, et juhul, kui see raudtee lubaks sõita 160 kilomeetrit tunnis, siis Riisipere Turba vahe on piisavalt pikk, et rong saavutaks kiiruse 157 kilomeetrit tunnis. Et see oleks Eestis esimene koht, kus oleks võimalik reaalselt nii kiiresti sõita, kui me räägime nüüd projektkiirusest. Nüüd, ekspluatatsioonikiirus on meil tänase teadmise järgi siiski 120 kilomeetrit tunnis vähemalt nii kaua, kuni see raudtee ulatub ainult Turbani. Sest kuigi seal on võimalik kiirust tõsta 157, nagu ma ütlesin, siis sõiduajas see tähendaks tegelikult 1 minutit. Ja samas 160 kilomeetris tunnikiiruse hoidmine raudteel
on kulude mõttes üksjagu kulukam. See tähendab seda, et seda raudteed tuleb sagedamini üle vaadata, see tähendab seda, et selle raudtee nii-öelda korras hoidmise kulu tuleb kallim. Nüüd, millise see nii-öelda täpselt nüüd nagu välja kujuneb, et me täna räägime ikkagi nagu ministeeriumiga läbi põhimõtteliselt nagu nii-öelda selliste pakettide lahendust selle poole pealt, et nii kaua, kuni ei ole reaalselt tehtud ehitushankeid, nii kaua me ei suuda ka väga täpselt ju öelda, et mis hinnaga näiteks raudtee üks või teine osa nagu ära ehitatakse. Et me võime vaadata ju seda, et mis hinnaga on tehtud siiamaani raudteid või veoalajaamasid ja sellest me ka lähtume, aga et kui nüüd reaalne hange tuleb, siis võib juhtuda, et see eelarve võib nagu ikka 10-20% muutuda. Ehk teiste sõnadega, et meie kaalutlus on see, et juhul, kui meil õnnestub raudteed ehitada odavamalt ja juhul, kui meil õnnestub neid teenuseid, mida kõike on vaja, et seda raudteed hooldada, mis oleks mõistlik sisse osta näiteks Eesti Raudteed, kellel on olemas, eks ju, dispetserid, liiklusjuhtimine, samamoodi on neil olemas kõik hooldeteenused olemas, et kui õnnestub neid asju osta siis see mõistlikuma hinnaga, nii et see esialgu planeeritud raha jääb kasutamata, siis see võiks olla otsuse koht ja läbirääkimise koht riigile, et proovime teha Eestis nüüd selle sammu ära, et vaatame, mis juhtub, kui meil oleks üks näiteks 6,5 kilomeetri lõik 160 kilomeetrit tunnis. Et ma usun, et see kindlasti on hea märk raudteesõpradele ja ka selle poole peale, et me liigume ikkagi ka Eestis kiirema raudtee suunas ja kiirus on paratamatult meil oluline, kui me räägime sellest 21. sajandist. Ja teine asi puht tehnilises plaanis on see, et ega meie riigil täna pole kogemus 160 kilomeetrit tunnis raudtee hooldamiste ja ülalpidamistega. Et kui meil oleks selline väike lõik nii-öelda prooviks, kus rongid reaalselt pead sõidavad, siis on võimalik mõõtmiste käigus selliseks teha, et kui palju kiiremini sõitev rong tegelikult seda raudtee taristut siis nii-öelda mõjutab või muudab. Et ma võrdlen seda nagu sellega, et meil on maanteeliikluses palju räägitud sellest, kas naastrehvid võiks olla või ei võiks olla, kas meil võiks olla asfaltasemel betoon näiteks, mis on teed, kas suured veoautod, mis tekitavad roopaid, et kas neid piirata või kuidas. Et kõiki neid asju saab katsuda, üks asi on nagu paberi peal teha, aga teine asi on ikkagi, et mingitel lõikudel läbi proovida, nii et meil raudteed tekiks selline võimalus tingimusel, et see võimalus lihtsalt ei oleks liiga kallis. See on selline üks lahendus olukorraks, kui meil õnnestub 120 projektkiirus, 120 ekspluatatsioonikiirus lahendada niimoodi, et see ei tule liiga kallis.